Saaremaa juurtega Tormi Niits ei ole kohaliku liiga fännide jaoks mõistagi võõras nimi. Suurelt tähtida. Kui ennast salgava stiili poolest tuntud mängumehel jookseb kodukamaral juba 12. järjestikune hooaeg. Vihkamine ja armastus käivad tihtipeale käsikäes ja just seda sorti suhe on olnud tänase saate peategelasel ka oma Meelisala korvpalliga. Jah, jõudsin korvpalli juurde siis väga hilja. Esimesed 12 eluaastat ma pidasin ennast jalgpalluriks. Kõik minu külas, kõik vanemad poisid mängisid seda. Ja jalgpall oli minu elu armastus nii-öelda siis esimesed 12 eluaastat. Ma vihkasin korvpalli, kui seda nüüd välja öelda, aga siis aasta vist oli 2010 ja Orissaarde tuli Tartu Ülikooli ROK-i siis korvpalliakadeemia ja Margus Nurja selle sinna tõi. Ja siis see suvi ma mõtlesin, et olen piisavalt pikaks kasvanud, et prooviks siis seda, annaks siis sellele spordialale ka võimaluse ja asjad tulid ütlemata hästi kohe alguses välja ja ma arvan, see on põhjus, miks ma jäin sinna selle spordiala juurde. Kindlasti tagasi vaadates oleks võinud varem selle spordialaga alustada, aga noh, nüüd on siis vaja rohkem trenni teha, et teistele järele jõuda nii-öelda. No sa oled tänasel peal 27-aastane ja ikkagi korraliku tasemega kohaliku liiga korvpallur. Kui sa nüüd analüüsid ja mõtled, kas võib-olla mõnel teisel alal oleks sul perspektiivi veelgi rohkem olnud? Kas nüüd rohkem, aga ma arvan, Eesti tasemel ma oleks jalgpalliga jõudnud sama kaugele või võib-olla isegi kõrgemale, kuna seda ma ikkagi olin teinud esimesed eluaastad ja nii edasi, sest ma mäletan seika, kus oli jõues lumi maas, aga lükkasin hovi lumest puhtaks ja hakkasin jalgpalli taguma. Ja kindlasti see kergejõustik olin Eestis oma vanustes nii-öelda siis arvestatava tasemega kergejõustiklane, aga seal ma ei viitsinud trenni teha, kuna see on üksik ala ja sellega kaasnes ka palju vigastusi ja palju sellist üksi treenimist, mis on ütlemata selline raske nii-öelda vaimselt kui füüsiliselt ennast sundida pingutama, siis üksi mingit jooksed 100 meetri ära ja siis läheb mingi 10 minutit pead puhkama, et see ei sobinud mulle. Aga nüüd ma olen korvpalli juures ja need teised mõtted või siis kuidas ma oleks seal hakkama saanud, las need jäävad. Kuigi jah, iga kord, kui on olümpiamängud, siis ikkagi mõtlen kergejõustiku peale ka, et see oleks lahe olnud seal ka võistelda, aga see selleks. Mõistagi paljud teavad Orissaare jalgpalliväljaku keskel olevat tammepuud. Kas see oli üks põhjustest, miks sa jalgpallipuutsad varna panid? Mitte üks põhjustest, vaid see oli ka põhjus, miks ma täna istun siin ja olen korvpallur, et see on see peamine põhjus, miks ei loodud Orissaarde siis jalgpalliklubi ja sinna jäid väga paljude siis noormängijate unistus jalgpalluriks saada. Ja kunagi, kui see tamm sealt maha võetakse, siis kindlasti hakkab ka Orissaarest jalgpallureid tulema. Tere hommikust! Mul on siin kaameramehed ka kaasas. Tere Andres, kui luba? Andres on mees nagu orkester. Et teeb üksi seda asja siin ja paneb meid väljakul taktikaliselt õigesti paika ja samamoodi paneb ka meie kehad nii-öelda siis tippvormi. Andresel on kindlad läbitöötatud 3 harjutust, mis me siin nüüd läbi teeme. Et on rinnad surumine, rinnalevõtt ja kükid. Et homme on mäng ja ma arvan, et teine mängupäeva esimese plahvatuse suurendamine mänguks on väga vajalik. Meil on siin 3 noort Ameerika meest ka jõusaali avastamas, et kui võõrad või tuttavad need 3 harjutust nende jaoks on?
No ma arvan, rinnad surumine ja kükk on nende jaoks tuttav, aga see rinnale võtt. Meil isegi mehed on enne teinud seda, kuigi tehnika võiks parem olla vahepeal. Ja kes on tänasel ka Keila korvpallikooli kõige tugevam korvpallur või siin üldse kahtluse ei olegi? Ma arvan, pilt räägib ise enda eest. Siin ei ole rohkem midagi öelda. Paljud korvpallisõbrad ilmselt enam ei mäletagi, et omal ajal loodi Orissaarde Tartu Rocki filiaal. Toonane koostöö puudutas ka Tormit, kes juba noorena võttis ette pikki bussireise Taaralinna, et Rockisärk selga tõmmata. Kui teised noored minu vanused said siis nädalavahetusel minna õue ja teha lumememme või ma ei tea, lehtedes püherdada, siis minul oli see selles vanuses juba tegin karjääri nii-öelda ja noh, hoolitsesin enda keha eest teistmoodi kui teised minu vanused ja minul jäi see nii-öelda lapsepõlv vahele. Kuidas enda tänase mänguga rahule jäid? Ütleme nii, et ei jäänud väga rahule. Hommikul 6:30 hakkasin Saaremaalt tulema ja olen väsinud. Pikk bussisõit Tallinnast läbi tuli. See oli päris läbivõttis. Aga sina liitudki siis meeskonnaga ainult nädalavahetustel? No jah, ja vaheajal käin trennis ka siin ja noh, rohkem polegi vist väga vaja. Kuigi kool jäi natukene tahaplaanile, aga siin ma pean tänama ka Orissaare gümnaasiumi õpetajaid, kes tulid mulle piisavalt vastu ja kes said aru, et minu eesmärgid on teised ja lasid mul ikkagi, aitasid mind nii palju kaasa, et ma sain need asjad korralikult ära teha. Treenerina mäletan teda esimesena, ma arvan, 8. klass. Siis oli meil teises liigas mängiv meeskond. Meil oli suht palju mängijaid ja seal oli, ütleme, mehi oli päris palju, et noori oli vähem võib-olla. Ja noortest olidki võib-olla Tormi ja Kaldmäe, siis olid sellised, kes seal meeste vahel meil käisid, mängisid. 8. klassis, ütleme, tavaliselt sa ei ole eriti 8. klass veel valmis meestega mängima, ka Tormi nagu oli. Et see oli siuke, ja ta sai mängida seal võib-olla ka teistsugust positsiooni, kui ta mängis noortega, et see talle ka meeldis ja siis tal vahepeal oligi probleeme pigem sellega, et ei viisinud enam seal noortetrennis käia, et siis ta rõni sellise meeste vahel õhtul. Kuna ta roll oli teistsugune ja väga keegi pahandanud, kui ta seal väga eksis, et siis ta sai natuke vabamalt võib-olla mõllata selle, et ma arvan, ja ta mängis meil ikka pigem 2-3, et niisugust 4-5, mida ta noortes mängis, ta meile pidanud mängima, ütleme, meeste seas. Et see nagu, kui ta mängis seal, ütleme, noortes rohkem pikka mängijat ja käis ka minu arust kas Pärnu ja Tartu kuskil turniiridel, siis ta oli ikka rohkem tsenter, aga ütleme, meil sai seal meeste vahel olla väheke tagapool mängida nii-öelda. Orissaare gümnaasiumis lõpetasid see põhikooli ja siis otsustasid tulla mandrile õppima treenima Audentse spordigümnaasiumisse. Kas omade keskel Orissaares tuli mingis mõttes nagu sein ette ja oli vaja mingit uut arenguperspektiivi? Jah, ka seda, aga peamine põhjus oli see just see sõitmine, et meeletu aeg läks sinna sõitmisesse ja meil on ikkagi praam vahel, et ei olnud võimalik igale poole kogu aeg minna. Audentese valisin sellepärast, et see too hetk läks ka meistriliigasse mängima ja selline, ma olin siis 16, see unistus oli mul siis 4 aastat juba olnud, et meistriliigas mängida ja see tundus kõige ahvatlevam valik siis minna Audentesesse. Ja tuleb veel vahetusi. Indermitte ja Tormi Niits tulevad uuesti tagasi. Ja Raieste ja Viilup lähevad siis minema. Indermitte on tema peale, kaotavad palli ja võimalus kiiresse minna. Ja tuleb siit Saaremaa mehed 2 punkti ära. Tormi Niits toob oma esimesed 2 punkti tänases kohtumises ära. Mõttes oli vist pealt panna. Ma arvan, et oleks selle noortega koondisest ta tavaliselt paneb need, jah. Nagu ma ütlesin, meil on palju 9-10 klassi poisse, et andke aega. Ja hästi läheb siit nüüd, näitab Tormi Niits, et oskab ka hüpata. Loeme selle ikkagi pealt paneb. Seal ma sain enda esimesed triibulised
Siis lõpuks ma sain veel vigastada koondise turniiril, mis me käisime maikuus U18-mega ja mul läks õlg päris pahasti liigasest välja. Ja lõppes ka sellega, et ma kukkusin kerise otsa mai lõpus ja siis jäigi see asi lõpetamata ja sealt ma välja kukkusin suure kolinaga ja peale seda oli siis esimest korda sellised mõtted peas, et nagu miks ma seda kossu teen, kui ma isegi seal hakkama ei saa. Ma olin vigane, mind kutsutigi U18 koondise laagrisse. Esimesse laagrisse läksin kohale, õlg ei aitanud mitte midagi mind, ei saanud seda liigutada, ei saanud joosta. Sealt ma läksin sama targalt koju peale esimest päeva. Ja enda peas ma olin juba siis välja mõelnud, et okei, mis ma nüüd edasi, mitte kuskile polnud minna, kossu ma mängida ei saanud, aga õnneks mind siis võeti peale 6 aega tagasi koondisesse ja sain koondisesse minna. EM-il sa käisid ära, tegu oli siis U18 vanuseklassi Euroopa meistrivõistluste turniiriga, pärast mida sa pidid minema tegelikult Tartusse, sul oli enam-vähem treener Kandimaaga kokku lepitud, aga võib öelda, et päris viimasel hetkel ootas sind lennujaamas üks praegune Eesti korvpalli mõistes vägagi tähtis tegelane, kes meelitas sind hoopis enda juurde suvepealinna. Täpselt nii oli. Tartusse mul oli juba korter leitud ja sinna ma minema pidin, aga siis toonane peatreener koondises oli mul Rait Käbin, kes on Mait Käbini vend siis ja Mait oli kuidagi öelnud siis Raidule, et ütle Tormile, et Eiko ootab sind ja lennujaamast ta tõesti oli vastas. Pärnusse ma suundusin see hetk. Rannula käe all 4 hooaega Pärnu esindusmeeskonnas kõlab justkui toredalt, aga ega tegelikult vist meenutades sul liigselt eredaid mälestusi sealt kaasa võtta ei ole? Kindlasti on sellel omad põhjused, selles kõiges on vigastused ja sellest tulid siis väga suured ebakindlused iseenda suunas. Süüdistan vigastusi, süüdistan iseennast, rohkem kedagi siin ei olegi tegelikult süüdistada. Sa olid toona 21-aastane, kuid pärast seda mitte ükski Eesti klubi sinu vastu huvi tegelikult ei ilmutanud. Olid sa valmis tol hetkel juba ketsid varna riputama? Kuidas sa mängid edasi? Võid ketsid jalga panna, kui keegi sind väljakule või nagu satsi ei taha, siis kus sa mängid seda korvpalli. Sõber Raul Koppel hakkas siis seda asja ajama ja ka Matiga istusime maha ja arutasime mingid asjad läbi. Raul leidis mulle koha siis Rakveres 400 euri eest ja pidin diivanil magama. Kas ma seda asja uuesti teeks? Ma arvan, kui ma oleks samasuguses kohas, siis võib-olla teeks. Oleks võinud lihtsam, oleks lihtsalt need ketsid aknast välja visata ja öelda, et ma lähen nüüd traktoristiks. Vahet ei ole ilmselt, kuhu sa tööl oleks läinud, sa oleks teeninud rohkem raha. Jaa. Et see oleks kindlasti lihtsam olnud ja tegelikult ma läksin sinna selle mõttega, et ma nüüd mängin võib-olla 15 minutit saan ja see on heal juhul ja hakkan vaikselt niimoodi tegema, aga kui oli see üks hooajaeelne kontrollkohtumine, turniir, finaal, siis Rapla vastu ja ma panin seal 20 punkti, siis ma sain aru, et okei, siit võib midagi lahedat tulla ja 0-4 mina olen tulnud siia korvpalli mängida. Paneme 5-5 üle välja, davai. Tormi ja Prodi, ju kapten Kamanda. Prodi ja Tormi, valige mehed, võtta sa esimesena Tormi. Ma teen esimesena või? Tormi. Patrik, võta Tormi. Prodi, take. Tiivet siis vahetame kogu aeg. Tule pane. Reboot! Hästi Tormi, hästi Kii. Tal on sellised omadused, mida ei ole paljudel Eesti kuttidel ei ole, kaasa arvatud Eesti koondises. Ta on kõva võitleja, tal on väga hea tööeetika. Nii. Ja noh, ta on nagu vanem mees meeskonnast, tead, noh. Vanem mees, tead, nii et ma arvan, teised poisid ka silmanurgast ikka kiivitsevad, tead, kuidas need asjad käivad. Nii et kui sul on kõik noored või kui sul on kõik vanad, noh, niisugust Tenerifi satsi ei taha ka ju keegi, kus see kuradi trell oli eelmine aasta ja mäletad, seal olid kõik vanad inimesed, 50 ja vanemad või noh, 40 ja vanemad. Tormi on alati olnud siuke tuline võitleja.
et ta annab alati trennis ja mängus selles maksimumi ja nii-öelda tema energia taha küll midagi jää, et ta võib-olla kompenseeribki need mingid oskused, mida tal pole oma energiaga. Jimmy Butler ütles ka, et see on ka oskus, et olla sihuke töökas ja nahaalne ja 100% anda endast, et igal mängil pole seda. Et see on ka nii-öelda skill, et ma arvan, Tormi valdab seda skilli hästi ja selle pealt tema põhimõtteliselt praegu on ka purjetanud, ja see teebki ta nii-öelda ebameeldivaks mängijaks ka, sest sa tead, et sa kogu aeg valmis olema, et kuskilt jälle hüppab kuskilt välja, et ta on sihuke ebameeldivalt vastik mängija. 2022. aasta oleks peaaegu jäänud Niitsu jaoks korvpallurina viimaseks, kuid saatusel olid õnneks teised plaanid. Aastaid kestnud keerdkäigud olid jätnud oma jälje ja ilma mingi valehäbita leidis kõva võitleja hingega mängumees end ühel hetkel psühholoogi kabinetist. Ma mäletan tõesti seda peale viimast mängu, see oli Viimsi vastu, siis kui meil see hooaeg lõppes seal ja me play-offi ei saanud, siis istusin isaga seal tribüüni peal ja tuled olid juba kustu läinud ja ise oli viimast mängu siis vaatama tulnud, kuna ma olin öelnud enda perele, et nüüd see nagu teekond minu jaoks lõpeb, et ma ei viitsi enam seda mängu edasi mängida, siis tema ütles, et rahu, et lähme sinna Saaremaale, mine püüa kala, mine rahune maha ja küll me sellest üle saame. Ja siis ka ema, kui ma jõudsin Saaremaale, ema minuga hakkas natukene seda asja arutama, et miks nii juhtus, miks nii asjad läksid. Ja esimest korda ma siis olin nõus minema psühholoogi juurde ja ma ei ole, see oli üks targemaid otsuseid, mida ma elus teinud olen. See esimesed korrad, kui ma olin seal ära käinud, siis ma esimest korda sain aru, et tegelikult on elu palju lihtsam elada, kui sa saad enda mõtetest ja enda nendest asjadest rohkem aru. Sõber Kaido Saks ütles mulle seda, et kui ma hakkasin sellega tegelema ja ta ütles, et tore, et sa tagasi oled, kuna tema oli seal Rakvere viimasel aastal minuga tiimikaaslane. Ja siis ma ütlesin, et väga palju on aidanud see, et ma olen iseendaga paremini sõbraks saanud ja kõik see psühholoogil käimine, siis tema ütles ka, et see ära nüüd mõtle, et see nüüd on, see töö on lõpetatud, et see on pikk ja järjepidev töö. Aga jah, see iseendale, nüüd ma peale mängu ei peksa ennast nii-öelda siis okstega või mida iganes, et rihmaga, et ma suudan enda vigadest õppida, aga ma ei pane endale siis nagu seda, et okei, sa ei saanud sellega hakkama, et sa oled nüüd kehv korvpallur, et seda ma olen tõesti õppinud, aga ma arvan, et mul on ikkagi veel pikk tee minna, et ma suudaks sellest täiesti aru saada. Vaimse tervise taustal, nagu me teame, profisportlase jaoks uni on üks parimaid relvasid. See ei ole sinu puhul alati olnud parim relv? Jah, see uni on siis tõesti minu puhul selline asi, millega ma suurepäraselt, ma ei oska ennast välja puhata, kuna need miljonid mõtted, mis mu peas keerlevad, need ei kao siis enne maganemist ära. Ega vahet ei olnud mingid hetked, et kas sa läksid kell 10 magama või kell 12 või kell 2 või kell 4, et pöörlema hakkasin seal voodis täpselt samamoodi ja päris iseenda peale närvi minek oli see, kui sa vaatad kella ja ma mõtlesin, läksin 4 tundi tagasi magama ja ma ei ole endiselt, ma ei ole une lähedal ka ja ma olen teinud kuskil 200 pööret enda teljele peale seal voodis ja see mõte, et sa pead ärkama nüüd sihuke 2, 3, 4 tunni pärast ja pead trenni minema ja pead endast maksimumi andma, et see kindlasti sellele nagu olukorra, see surve ei aita. Ja see olukorra rahu ei toonud, et see on ikka päris naljakas olukord, et iseendale töötad vastu nii-öelda siis. Play pick and roll, pick and hoppa! Tule! Joo! Tule! Hea Kate, pane Patrik talle. Aha! Haiget ei saanud. Ja... Mis tal läks?
Alain Raisk, I kill you. Läks üle tormi, verd ei tule. Mul on mingi pime koht silma. No see läheb lõpuks kaob täitsa nägemine, ma ei näe vahel mitte midagi enam. Ei no tegelikult pime koht silmad. Okei. Ja mis asja mängivad? Ei, mis ta istub, ta on vana mees, mis ta annab istub. Go! Ja läks! Rakverest mängides said sa ühel hetkel Kristjan Kangurilt sellise matsu, et ma sain aru, et oli lausa suur hirm ühest silmast pimedaks jääda. Kui tõsine see olukord toona tegelikult oli? Tegelikult oli päris tõsine. Kui ma seal peale seda matsu EMO-s olin, siis need pildid saadeti Tallinnasse ja see ootu või niisugune nagu 2-3 tundi ma pidin lamama seal ja ootama selle vastust endal üks silm nii-öelda siis käis edasi-tagasi või blinkis nii-öelda siis, et selge oli see, et mu kolju on katki, aga mis mu silmast saab ja mis üldse edasi saab, lõpuks öeldi mulle, et jah, see kolju on katki ja su silmanärv on kahjustada saanud ja palun mine siis mäng toimus reedel, mine laupäeval Tallinnasse erakorralisse silmaarsti juurde. Ja järgmine päev ma käisin Tallinnas ära, õnneks sealt öeldi, et silmaga saab kõik korda, nüüd on vaja lihtsalt kolju paika panna ja edasi vaadata. 3 korda üle õla sülitades viimastel aastatel oled sa üsna terve püsinud. Oled sa mingit arvet ka pidanud? Palju sul neid tõsisemaid vigastusi senise karjääri jooksul kokku on olnud? Ei ole otseselt seda arvepidamist olnud. Need on sellised asjad, mida tegelikult ei taha meenutada. Jah, mul on olnud jalalumurde, mis on lihtsalt tale naljakad, et mõlemal jalal samast kohast sama luu on läinud kuualise vahega, kuidas sellised asjad juhtuda said või mingid suvalised hüppeliigese vigastused, siis neid on päris palju ja omajagu olnud ja ma olen nüüd seda võtnud niimoodi, et iga see vigastus on mind kuidagi õpetanud, kuidagi siis karjääris mingeid asju ümber nagu mõtestama pannud ja nüüd ma ikkagi võtan neid kui õppetunde. See on nagu oleks Saaremaal, kodu lähedal. Kalad. Terapiline vaata. Huvitav, kui kaua nad siin on. Need on suured, ma arvan, et aeg päris kaua. Näe, aga neil on, mis see on mingi 4 korda. Kui sa peaks pakkuma, mis sa pakkud, palju sa kala? Kui vanad on? Ei, no okei, võid pakkuda, kui vanad on, kui vanaks ta elab ka. On päris vanad näevad välja. Nii kaua, kui mina tean, need kalad on olnud siin. Ma olen siin, ma ei tea, 15 aastat tagasi siin mängimised kalad olid siin. Kodukandil Orissaarel on alati olnud südames eriline koht. Just nimelt seal veedetud järjekordne suvi ühes sealsete noorte kossupoistega tõi Tormile korvpalliarmastuse taas tagasi. Oli vist natukene, kas 6 aega oli siis hooaja lõpust mööda läinud, kui mulle pakuti siis Orissaares teha üks noortetrenn, kuna treeneril oli, ta pidi kuskile koolitusele minema. Kui ma vaatasin, panin need poisid seal mingeid harjutusi tegema, siis ma sain aru, miks nad seda korvpalli mängivad, et neile see mäng meeldib ja ma olin selle, ma arvan, ise enda jaoks ära kaotanud, et see oli minu jaoks lihtsalt nagu selline tuim töö või tuim andmine, et lihtsalt käia kohal ja ma sellest asjast ma ei nautinud seda, mida ma tegin. Sealt vaikselt hakkas rulluma, kuni lõpuks siis või seal läks mai lõpuks ma olin enda jaoks nagu selle välja mõelnud, et ma annan veel ühe võimaluse ja nüüd ma teen asju natukene teistmoodi. Aga kordus tegelikult mingil määral võib öelda sinu senise karjääri klassika ehk ega liigselt huvi sinu vastu ei ilmutatud, kuniks said siis kõne Rapla juhtfiguurilt Jaak Arvilt, kes oli juba üritanud pikemat aega Horvaadist peatreenerile Arnel Dedicile siin maha müüa ja lõpuks see vist nähtavasti siis õnnestus. Jah, ta lõpuks helistas mulle ainuke kõne, mis mulle see suvi tehti. Ma küll ütlesin talle, et ma mõtlen selle asja üle, kui ta ütles või nagu ta helistas mulle, siis tegelikult ma enda peas olin selle nagu otsuse teinud, et ma nüüd lähen Raplasse. Ja tõesti Arnel Dedicile ta mind maha müüs.
ja ma olen Jaagule siis väga-väga tänulik, et ta ikkagi võttis mind siis võistkonda ja suutis Teiditsele maha müüa. Teidits ise mulle pärast ütles, et tema sellega väga alguses üldse nõus ei olnud, aga siis ta nägi mind päriselt mängimas ja asju tegemas, siis tegelikult ta sai aru, et olin meeskonnale kasulik. Kuigi jah, ta vaatas, ma arvan, Arnel vaatas siis minu viimast hooaega, siis ma olen nõus Arneliga, et mina oleks ise ka sellist mängijat enda meeskonda võtnud. Rapla ridades veedetud viimane hooaeg kulges tööka saarlase jaoks pea suurepäraselt. Lisaks võidetud pronksile on individuaalsed näitajad aasta-aastalt aina paranenud ning ka eraeluliselt on asjad paika loksunud. Tõesti, need viimased 1,5 hooaega ma mängisin väga suurepäraselt, kuigi kui Brett tuli, siis ma olin vigane täpselt ja ma ei teadnud isegi, mul oli jälle see, et no mis nüüd saab. Kuna Teiditsi usalduse ma olin võitnud ja Bretti ma inimesena kui treenerina tegelikult ma ei tulnud. Aga tema istus minuga mitu korda maha ja tema uskus minusse. Bretti tulekuga umbes samal ajal leidsin endale ka elukaaslase, kellega need elu tõekspidamised muutusid päris palju ja kindlasti need vigastused või nende ärahoidmine on ka väga suurelt tänu temale, et see mingi asja enda sees täitsin suurepäraselt ja isegi uni tuli mingil määral tagasi ja tõesti väga suur tänu ka temale. Hea hooaeg või mitte, kuid jälle kordus sama rada, ehk liigselt huvi alahinnatud mängumehe vastu üles ei näidatud. Pikaaegne Orissaare korvpallitreener Mati Rüütel on vast üks õigemaid inimesi seda kõike lahti seletama. Aga ma arvan, et kui sa võtad mingi Tormi ja mingi teise mängija, siis sa võib-olla võtad kellegi, kes on rünnakul sinu arvates parem. Et mängija treenerid võib-olla ei mõtle nii väga kaitse, või mõtlevad rünnakule. Ja et võib-olla Tormi tugevus ei ole ju mingid kaugvisked ja asjad ja ta mängib võib-olla ka pisut oma positsioonist väljas, et teda võib-olla nähakse rohkem neljana, ehkki võib-olla ta ise tahaks olla number 3. Ta eks seal on mitmeid asju aga ma arvan jah, et siuke võib-olla pigem on selles, et need ründeoskused ei ole nii heal tasemel, kui nad võib-olla võiksid olla number 3 või number 2. Ega see Kossu maastik Eestis on siuke, et pigem võetakse odavalt siin mõni mustpoiss kuskilt ja kui sobi tuuakse veel 2 tükki, et pigem panustatakse sellele, kui siis oma Eesti kildale mängijale, kellest sa kui sa ostad selle venna, siis sa tead, mida sa saad. Et see on raske teema, ma olen ise selles samas augus või olukorras olnud, aga ma arvan, et Tormi tuleb sellest välja ja ma arvan, iga asja millestki hea. No ma arvan see, et nagu siin me ise taga räägime ka vahel, enesekindlust on vaja saada, niisugust head tunnet kätte vaata. Ja see on see päev selge, et ta oli Raplas, oli tal oma värgid, eks tead, aga mul on niisugune võib-olla rebi riidest lahti vennad hästi ruttu ja mõni natuke võib-olla hakkab siis vähe tõmblema, aga siin ei ole küsimuski, et ta mängib 25-30 minutit, kui sa tahad seda teada, et kui andekas ta on, siis kui ta väga andekas on, siis ta ei tõsta kangi siin praegult, eks tead, aga teatud asjad võivad siin aastatega veel nii heaks minna, et ma arvan, et selles ei ole üldse küsimus, et ta kuskile ei saaks minna, nagu öeldakse, paremasse klubisse või paremasse riiki mängima, aga ma selle peale ei mõtle, praegu ta teeb siin, nagu ta teeb ja kui sa ise tahad, tal on ka aasta-2 mängib ja mängib Kalevis ka, aga ma jälle sedagi ei arva, et see nüüd mingisugune jube prioriteet on. Ma arvan, ta ei kaota midagi selleks, et ta ei sõida pühapäeval nüüd Kaleviga kuskile välismaale. Ja ma ei kahta üldse, et ta siit minu juurest ei lähe kuskile. Mul on ennegi läinud. Aijaa! Vaat niimoodi! Tervitused sinna Graamole ja Varrakule. Tänaseks on Tormi tee leidnud Keila korvpallikooli esindusmeeskonda, kus lisaks liidrirollile täidab ta ka meeskonna kapteni kohustusi. Kindlasti sellist kiiret korvpalli kaitses meil on piisavalt jõudu, et seda üle välja press peale panna ja rünnakul, kes vaba on, see võib peale visata, et see esimest korda karjääris on selline mänguplaan mulle ette antud ja praegu on see mulle meeldinud. Ma arvan, et meie tugevused on see, et kui terve meeskond püsib terve ja on enesekindel, siis võime igaüks sisse visata, et meil ei ole sellist
ühte mitteviskajat. Näiteks võtame Patrick Pemoti, mina ei arvanud, et ta nii hea viskaja on, aga tema võib ka sisse panna kaugelt ja ta on siin trennis seda väga palju näidanud ja kindlasti ma tooks siis esile ka enda kaasmaalase Eke, kes kui tema nüüd selle liigaga natukene harjub, siis sealt võib seda pauku päris kõvasti tulla. Mõusen ära, tule! Pane edasi! Edasi! Panid üles Vilmi, jah, vana. Tubli! Ja ma, Ron ja Ralf ja sellised, kindlasti need on teinud sammu edasi ja ma üritan neid piisavalt aidata nii palju, kui minu teadmisi on ja siin nemad kindlasti võivad näidata väga lahedaid mänge. Ma olen seda igal pool öelnud, et ma ei viitsi hakata, et ma teen trenni selle nimel, et tulla kolmandaks. Minu eesmärk on siis võita kõik, mis võit annab. Aga siin tuleb järk-järgult minna ja tuleb ka natukene jalad maas hoida, et meie satsi eelarve on ikkagi väiksem kui teiste oma, aga ma arvan, meie südamed seest on suuremad ja kui me kõik koos suudame seal platsi peal ühise löögirusikaga olla, siis meie tiivad võivad kanda väga kõrgele. Näed, tuli, pane! Oota! Rebound! Jaa, pane veel! Väga hea, tuli Vilmi ka ja võtsid peale ja täis ei saa Vilm. Esmakordselt on teed ristunud ka karismaatilise peatreeneri Andres Sõbraga, kelle käekiri ja mängujoonis on tänaseks korvpallisõpradele juba hästi teada. Temaga mul on juba päris mitu sellist vestlust ja sellist üksteise või tema nagu soovitusi minule ja tõesti ta oskab neid niite tõmmata suurepäraselt. Ja ma arvan, et mida aega edasi seda enesekindlamaks ta oskab mind siis timmida ja need kruvid sinna siis paika loksutada ja siit võib päris üllatavalt hea või päris, kuidas nüüd öelda, see mürinaga hooaeg tulla. Aga miks sa ikkagi otsustasid siia Keilasse kogu selle dramaturgia keskele tulla Andres Sõbra käe alla? Millega Andres sind ära võlus? Võlus sellega, et ta pakkus mulle lepingut. Teised klubid seda millegipärast teha ei tahtnud, aga kindlasti ma ei hakka ütlemata, miks nad ei teinud ja miks see ja miks see. Ma olen väga tänulik, et ta tegi mulle selle pakkumise. Siin mängitakse seda korvpalli nagu teistes kohtades ja mina ei näe küll, et see kuidagi üllatav oleks või kuidagi sellist, et Andres usub minusse ja hea on olla treeneriga, kes sinusse usub. 27-aastasel Tormi Niitsul peaks ees seisma karjääri parimad aastad. Millised sinu enda ambitsioonid korvpallurina oleks? Saada välismaale mängima. Seal tegusid tegema hakata. Loodetavasti kerkivad tänavusooaja numbrid veelgi kõrgemale ja seeläbi saab Tormi täita ühe oma suurtest unistustest liikudes uueks hooajaks juba kuskile piiri taha.